Daamid ja härrad, palun teeme suure sooja aplausi teie tänaõhtusele peaesinejale, Mikael Meemaa! Aitäh, teeme ühe aplausi Harimaitidega, palun! Aitäh, Tallinn, hea näha teid. Ma pean alustuseks kohe ära ütlema, ma viimati tegin tundi 2019. Seega, kui täna läheb persse, siis süüdistame vaktsiini. See on ainuke asi, mis on muutunud vahepeal. Aga samas positiivne on see, et ma saan tundi teha täpselt samas kohas, kus ma sain vaktsiini. Paljud ei saa öelda seda. Ja palju ei ole muutunud. See plakat oli siis ka. Tundsin kindlamalt ennast kohe. Aga jah, vähemalt see on aega andnud, on ju, mõelda, lugeda asju. Ja üks asi, mis mind on selle aja jooksul läinud, on see, alati kui ma loen mingit artiklit uudistes, mis on stand-upi kohta, see alati mingi 10 korda seal kirjas, nokunaljad. Ja isiklikult see häirib mind, sest mul on tunne, et enamus minu materjalist on rohkem tussunaljad. Aga see on pannud mõtlema, et äkki peaks midagi tõsisemat või... Hakkame pihta. Avalikus kohas kusemine. Ei ole asi, mida ma kohe tegema hakkan. Aga kas keegi siit ruumist on saanud trahvi avalikus kohas kusemise eest? Ma ka mitte. Aga ma olen kusenud samades kohtades, kus mu sõbrad on trahvi saanud. Seega väikest viisi ma viljelen ka seda paha poisi elu. Ja ma ei tea, mulle ei meeldi mõte sellest, et sa võid trahvi saada avalikus kohas kusemise eest. Okei, ma saan aru, siin on kontekst ka. Ma saan aru, on ju, kui päisepäeva ajal ma kusen Raekoja platsis, mingi kohviku terrassi suunas lihtsalt. Aru saadab, pange käed raudu, viige mind ära. Aga kui ma olen öösel pargis puu taga ja nüüd tuleb politsei, mis sa teed seal? Mis sina siin teed? Mina olen puu taga. Sa ei saa mulle väita, et sa käid iga öö selle puu taga otsimas. Mina tegin sellest puust selle, kes ta on. Ja see jääb meid veits stressi ka, et kuna mul ei ole seda juhtunud, siis ma ei tea, mis see nagu etikett on või kui agressiivselt nad tulevad. Kas nad on kohe nagu käed selja taha? Ja sa oled seal nagu... Kas ma lõpuni võin teha? Kui ma ennast nüüd täis kusen, siis see kaotab pointi veits. See ei ole relv. See on Eesti mehe peenis, ma luban, see ei ole relv. Ma ei tea, mulle ei meeldi mõte, et selle eest võib trahvi saada nagu avalikus kohas kusemise eest. Samal ajal avalikus kohas oksendamine. Täiesti okei. Nagu keegi ei ole selle eest trahvi saanud. Politsei jalutab mööda, patsutab seljale sind võib-olla. See on palju rõvedam minu arust. Ja avalikus kohas ma olen ka oksendanud. Või ma ei ole uhke selle üle, aga vahepeal sa ei jõua koju, on ju. Aga avalikus kohas oksendamisega mul on nagu enda selline nagu tehnika tekkinud. Mis ei ole võib-olla hea koht elus, kus olla, aga minu tehnika on alati see, et kõigepealt võtad asendi sisse, jalad niimoodi õlgade laiuselt, natuke kumardud ettepoole, mõlemad käed põlvede peale. Siis püsti, pühid suu ära, jalutad oma kepikesega edasi. Ja ma mäletan üks öö, ma hakkasin Tartus, on ju, protsessiga pihta. Ja enne kui ma aru sain, ma olin 4 käpukil maas. Ma süüdistaks, ilm oli vale. Tuul oli tagant kuidagi, valed ilmastikuolud olid. Ja ma ei pea seda täpsustama, aga ma tahan seda täpsustada. Mul on see reegel ka, et mulle ei meeldi asfaldi peale oksendada. See tundub kuidagi ebaviisakas. Keegi peab koristama. Ma alati eelistan rohkem muru peale, põõsa alla. Nüüd see on loodus. Loodus ise tegeleb, vaat mingi fotosüntees, asjad.
ja enda arust ma olin nagu vägagi muru peale läinud, aga kui ma olen aus endaga, siis tegelikult ma võtsin väga väikse sammu kõnniteelt kõrvale ja kohe kukkusin sinna. Ja see oli see halb oksendamine ka. No ma ei tea, mis on hea oksendamine, aga vaat see oli see teemonite väljaajamine, kui sa oled 4 käpukil maas, terve su keha vapub. Vaat nagu kass, kui ta üritab karvapalli välja saada. Nagu lihtsalt... Või noh, vaat nagu naised, kui nad koera poosis üritavad seda õiget nurka. Jääme selle kassi näite juurde, see oli nagu kass karvapalli. Ja samal ajal, kui mina olen seal krampides maas, nagu inimesed lihtsalt jalutasid mööda. Mingid paarikesed, täna on täiskuu või? Ja nüüd, kui ma oleks kusend, on kohe probleem või helistage politsei, mis asi see on. Ma ei tea, mulle ei meeldi see. Ja üks asi, mida ma austan, on see, kui naised avalikus kohas kusevad. Mitte, et ma tahaks vaatama minna või midagi. Mulle meeldib mõte sellest. Mind isiklikult alati häirib, kui sa oled kuskil pargis näiteks seltskonnaga ja vaat need naised, kes lihtsalt tõuseb püsti nagu mul on pissi häda, ma tahan vetsu. Ja kõik on nagu aga palun. Ma austan neid naisi, kes lihtsalt tõuseb püsti nagu kellegi salfakat on või? Selle jaoks mul on alati salfakas. Üks on selle jaoks alati kaasas. Kohe tuleb ja ma austan seda, kus ta on nagu, võtab selle, ma ei tea, miks ta nuusutab seda. Mentooliga väga hea, kipitab ka. Isegi kui mul salfakat ei ole, ma leian midagi, ma ei tea, oma viimase soki sulle. Mine, võitle füüsikaseadustega. Sest see on see, mis on ju, füüsikaseadustega võitlemine. Sest meestena meil on antud masinavärk, millega me saame sihtida. Me oleme lihtsalt kollektiivselt otsustanud mitte. Sa näed seda meeste tualettruumides. Urinaal ei ole raske sihtmärk. Sa oled sees seal. Aga ikka on põrand kusine. Me oleme alla andnud lihtsalt. Ja naistel ei ole seda masinavärki antud. Naised isegi ei näe. Naistel on lihtsalt mingi random number generator siin, mis mingis suunas hakkab minema. Mis ma üritan öelda on see, et kui meestel oleks sama masinavärk, mis naistel, me tuleks iga kordselt põõsast täiskustuna tagasi. Ma võtsin nagu asendi sisse, aga otse pükstesse, ma ei tea. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Ma ei tea, kui mina oleks politseis, vähemalt naistele ma trahvi ei teeks. Kui ma näen puu taga naist kusemas, ma ei tea. Anna helkur või midagi seal. Hea töö. Sa said hakkama. Ma arvan, et see möödunud pandeemia, mis oli, ma arvan, et me võime kõik nõus olla, et see pandeemia oli kõige raskem Eesti muusikutele. Väga hea, me oleme nõus. Mulle meeldis täiega, kui esimese laine ajal oli nii palju neid artikleid, kus alati oli mingi kuulsatest Eesti muusikutest, kuidas neil on raske. Ja alati oli kuulsad Eesti muusikud. Kunagi ei olnud see Balti jaama UFO-trummi vend. Ma saan aru, kui tema ütleks, et üksinda tunnelis praegu. Väga kurb on põristada. Alati olid kuulsad muusikud ja siis pandi see pilt ka juurde, kus ta on oma eramaja akna peal. Nii raske on praegu. Ma jätan üks artikkel, mis esimese laine ajal tuli, oli see, et kus Ivo Linna ütles, et perses on. Mine mitte sõna-sõnalt, aga seal artiklis Ivo Linna ütles, et jah, praegu on väga raske. Peangi ainult pensionist ära elama. Ja ma nagu, Ivo, millest sa arvad, et pensionerid muidu elavad? Minu vanaema ei ole ammu tuuril käinud. Mingi teine artikkel oli, kus oli, et pandeemia suurimad kannatajad Eesti muusikas. Anne Veski ja 5 miinust. Mis oli huvitav kombinatsioon, ma ei teadnud, et nad koos teevad asju, aga... Ja siis mõtlesin, Anne Veski või? Anne Veski! Anne Veski! Anne Veski, kes on terve minu eluaeg olnud iga-aastaselt juubelituuril. Ja nüüd on perses.
nagu mis nende juubelituuride rahadega sai, kõik pani Anne Togecoini või? Kuidas selle pausiga juba perses on? Ja seda mul oli eriti raske uskuda sellepärast, et sama periood ma olin üks õhtu Circle K's, neiupõlve nimega Statoil. Ja mul ei ole autot, ma olin lihtsalt vorsti järjekorras seal on ju. Ja Circle K'sse tuli too õhtu Pille Pürg. Ja kui siin on mingid noored, kes ei tea, kes Pille Pürg on, siis Pille Pürg on üks Eesti näitleja, kelle põhiroll on see, et ta mängib Anne Veskit. Paljud ütleks, et ainuke roll. Ja too õhtu Pille Pürg tuli Circle K'sse, Anne Veski soeng peas, mingi kallis kasukas seljas, siis hõljus sisse, viskas sularaha letile, võttis, ma ei tea, 8 raudse või midagi kallist. Ja siis tagasi on vaja, lendas kuskile uksest välja, istus läikivasse maasturisse, sõitis päikeseloojangusse. Ja ma olen seal nagu, Anne Veskil on perses või? Pille Pürg isegi ei ole Anne Veski, suht okeilt läheb. Aga samas mulle meeldis, kuidas koroona ajal, kuidas me kõik kollektiivselt üritasime kuidagi vaimselt tervikuna püsida. Ja see oli see, et iga hommik me korrutasime endale, et äkki suvi tuleb okei. Äkki suvi tuleb okei. Mis eestlastena kui aus olla on asi, mida me oleme terve elu teinud. Eestis elamine on 9 kuud aastast olla nagu, äkki suvi tuleb okei. Paneme selle nööri tagasi kappi ära, äkki suvi tuleb okei, ootame selle ära. Ja ma elasin sama mentaliteediga ja üks hommik, ma mäletan, tegin telefoni esimese asjana lahti. Uudis, mis vastu hüppas, oli puugid, nüüd ohtlikumad kui kunagi varem. Sa rikud suvega ette ära või? Või mis neil nüüd on? Ka uus tüvi või? Kuidas nad ohtlikumad on? Kas puukidel on aits nüüd või? Kuidas puugid veel ohtlikumad on? Ja see pani mind mõtlema, minu arust me räägime puukidest liiga vähe. Liiga palju inimesi elavad nagu puuke ei oleks olemas. Ja ma ei saa aru, kuidas puugid ikka olemas on. Kas teadus ei ole piisavalt kaugele arenenud? Läbi inimajaloo me oleme suht edukalt erinevaid etnilisi gruppe hävitanud. Ma ei ütle, et ma poolt olen olnud. Ma ütlen, et seda on tehtud. Ja suht edukalt. Ja me ei saa puukidega hakkama. Okei, ma saan aru, alati võib mingi loodusvend tulla, kes on mingi, oot. Puugid on väga tähtis osa ökosüsteemist. Nad on toiduks kajakatele. Tapame kajakad ka ära. Kui see on puukide hinnaga, ma olen nõus kajakatest loobuma. Leia mingi teise linnu. Minust rohkem inimesi peaks stressi ajama see, et meil on mingi väike putukas. Sa lähed sooja ilmaga, jääd pargis magama. Halvatud. Game over, läbi, lihtsalt väike putukas. Ja okei, ma olen üritanud ise ka mõelda, mida mina teha saaks selle puugikriisi osas. Lugesin, oravad söövad puuke. Pani mõtte jooksma. Õnneks ma lugesin edasi, tuli välja, et oravad tegelikult oma karvas kannavad rohkem puuke edasi, kui nad söövad. Hea, et ma seda tellimust ära ei teinud. Selle taustal mind häirib see ka, kõik on kuulnud neid eestlasi, kes ütlevad asju stiilis, et ma ei julgeks kunagi Austraaliasse minna. Neil on krokodillid. Krokodill on mingi auto suurune. Ma näen krokodilli. Kui krokodill mu ära sööb, see on minu pask. Ma luban teile, kui ma peaks kunagi hukkuma traagilises krokodilli õnnetuses, ma luban oma hauakivi peale panna, minu pask oleks pidanud nägema. Puugid on palju hirmsamad. Krokodilliga sul ei ole seda stressi, et sa lähed poistega õhtul sauna. Ja sa pead oma sõbrale olema nagu, saad siia tulla korra? Ma ei tee nalja, palun tule siia. Palun tule lähemale. Tule lähemale. Ma ei tee nalja, palun tule siia. Kas mul on krokodill perses või? Kas mul on? Elekter. Ka perses. Ei, see elektri asi on rets, teeme mingi minut vaikust elektri jaoks.
Sest see oli alles, oli see periood, kus iga päev oli uudistes pealkiri elektri hind, täna kõrgem kui kunagi varem. Ja see oli iga päev. Iga päev oli kõrgem kui kunagi varem. Ja no minu probleem oli see, et ma ei saanud aru. Sest see oli ainuke asi, mis artikkel ütles, oli lihtsalt täna kõrgem kui kunagi varem, kogu info. Ja ma olen seal nagu, Telo võib laadida või? Ütle, mis tegema peab, ma ei saa aru. Ja noh, kuu lõpus said arve ja olid nagu, nagu selles mõttes või? Öelnud kohe. Õnneks tegelikult mind on terve elu ette valmistatud selle elektrikriisi jaoks. Mis ei ole psühholoogiliselt hea asi, mida oma lapsele teha, aga näiteks ma mäletan minu lapsepõlve kodus, meil oli väiksest saati oli juba reegel näiteks, et pesumasinat võib kasutada ainult laupäeva öösel. Tööpäeval raiskra vaata seal suunas isegi. Ja lapsena sa ei küsi küsimusi, miks peaks mu vanemad valetama mulle? Ei, sa kannad seda infot terve elu edasi ja nüüd täiskasvanuna omaette elades, järjekordsel laupäeva ööl trumlit laadides. Ma lihtsalt jäin mõttesse seal pesumasina ees, miks ma teen seda? Kas see on päris üldse või? Ja siis ma guugeldasin ja ma leidsin Genius.ee oli artikli teinud selle kohta. Ja enne kui keegi pärast hakkab mulle kirjutama, tegelikult võrgutasu ja tegelikult Genius.ee ütles mulle, seal on geeniused. Genius.ee ütles, et kui sa laupäeva öösel pesed, siis hinnavõit pesukorra pealt on 4 senti. Seega, kui sa kuus pesed 20 korda pesu, see on 20 korda 4 senti. Ja Tallinnas on ühetoaline korter mingi 200 000 eurot, nii et minu arvutuste kohaselt ma olen suht lähedal praegu, ma olen varsti kinnisvara omanik. Ja naljakas mõelda tagantjärgi, kõik need laupäeva ööd, kus ma olen varem klubist koju jooksnud. Mu sõbrad arvasid, et ma olen tuhkatriinu või midagi. Miks ta alati kell 12 ära läheb? Aga üldse, ma mäletan, mu vanematel oli hästi palju igast selliseid säästurežiime ja nippe ja et maja, kus me elasime, me elasime majas, aga mis hinna eest? Kui ma oleks korteris elanud, see oleks soe olnud. Sitaks külm oli kogu aeg. Aga ma ei taha oma vanemaid ka süüdistada, see tundus rohkem selline 90-ndate ehitustehnika, et mingid tüübid tegid projekte ja olid nagu elekter, see ei lähe kunagi kalliks. Ja siis aastaid hiljem inimesed on nendes majades nagu, ju me oleme jopega toas nüüd. Okei. Ja mis mu isa tegi, oli see, et ta pani igasse tuppa termomeetri, et sa näeks. Mitte, et sa ei tunne seda. Ja siis ta jalutas su tuppa ja oli nagu 15. Ja sa oled seal nagu, tunda oli. Aga sellest oli ühe korra elus kasu ka, ma mäletan, kui ma kinos töötasin, siis ma töötasin projektsiooniruumis ja seal peab kogu aeg jahe olema, et masinad üle ei kuumeneks. Ja ma olin kogu aeg T-särgiga seal. Ja siis ma mäletan, mu töökaaslased tulid mingi pleed ümber sinna sisse, et külm ei ole või? Ja ma nagu kodus. Ma ei tea, kuidas te seal väljas olete, troopika. Ja põhikoolis mul oli üks füüsikaõpetaja ka, kes üritas meile lastena nagu mingit elektri kohta õppetundi anda. Siis ma mäletan, tema see õpetussõnad olid stiilis, et teil kindlasti on kellegi lapse vanem kodus, kes on öelnud teile asju stiilis, et kui toast välja lähed, pane tuli kustu. Tegelikult kui oled sees, pane ka tuli kustu, jääb kokku. Ja öelge neile, et sa maksad ise selle pirni kinni. Ja ma saan tal loogikast aru, et see üks pirn võtab nagu rahaliselt nii vähe, aga ma olen 10. Väga vale hetk isaga tõmblema hakata. Paps, ma maksan ise kinni. Mille eest? Ma olen niigi miinuses. Aga läbi aegade mu lemmik isa säästukas oli see, et ta ei lasknud vetsus vett peale. Või no kuidas ital käis, siis lasi, reeglid peavad olema. Aga kui ta number 1 käis, siis ta ei lasknud vett peale, vaid mis ta tegi oli see, et ta tuli tualettruumist välja ja hakkas üle maja hõikama. Keegi läheb pissile või?
Kas keegi läheb lähima 30 minuti jooksul pissile? Kas keegi läheb pissile? Ja nagu ma ütlesin, vaat osad asjad, sa lihtsalt kannad elus edasi neid. Ja nüüd, kui ma elan omaette ja mul käivad sõbrad külas, see on ülišokeeriv nende jaoks, sest ma ei tea, see tuleb minu seest lihtsalt, ma korraga olen nagu, keegi läheb pissile või? Siis kõik on, kas ma pean praegu minema või kas? Kui lähed, siis lase vesi peale. Aga see üldse mu kasvatus, ma eeldan, on tekitanud minust sellise inimese, et ma kogu aeg nagu stressis raha asjade pärast, kogu aeg üritan igalt poolt kokku hoida ja eriti raske oli minu jaoks, kui viipemaksed välja tulid. Sest ma eeldasin, et ma käitun nagu kõik inimesed, ehk ma panin kohe limiidid peale. Üks makse, maks 2 euri päevas, maks 5 euri, limiidid peale. Sest ma olin enda peas nagu, et viipemaksed või? Et ühistranspordis saab nüüd mingi tüüp kaarditerminaliga mööda jalutada minust. Ja kõik raha läinud või? Muidugi ma panin limiidid peale. Ja nüüdseks ma olen aru saanud, et ma olin vist ainuke. Ja ülitüütu on, sest inflatsioon asjad, ma saan päevas mingi Snickersi osta. Ja ma vahepeal käid kuskil poes, nägin Euroniks, mingi tüüp ostis viipemaksega külmkapi. Mul on nagu, mida perset, tonn või? Nagu 0 limiiti või? Ja söömas käia, see on ka raske, sest millegipärast nüüd teenindajad eeldavad, et sa maksad viipemaksega. Et kui see maksmine tuleb, ma võtan kaardi välja, mis nad nüüd teevad, nad võtavad näpust mul kaardi ja jalutavad minema. Ja ma olen seal lauas nagu... Seal on raha peal tegelikult, seal ma pean lihtsalt selle koodi panema. Ja see tülgastus, millega nad vaatavad sind, kui terminali peale tuleb sisesta kaart, nad on nagu... Ju ma siis vaatan eemale, kui sa oma pinni sisestad. Prindin tšeki ka välja, faksin sulle äkki selle või? Paneme teie hobused valmis või? Ja mu sõbrad on minu käest küsinud ka, et aga miks sa panid need limiidid peale, kas sa oled kaotanud tihti kaarti, kas sul varastatakse kogu aeg kaarti? Ja kui ma mõtlema hakkan, siis ei, üliturvaline tüüp. Aga see on see elu iroonia, on ju. Alati peavad tööohutusest lugu need tüübid, kelle seda vaja ei ole. Parim analoog minu arust on see, et kellel on alati kondoom kaasas. Süütul tüübil on alati kondoom kaasas. Sa näed igal majapeol seda, kus mingi tüüp, kes iga nädalavahetus saab kätte, on maja peal, kelle kondoom on, sul peaks olema. Ei, seal diivani peal istub üks tüüp, kes vaatab kaugesse lihtsalt mingi... Ta on kaetud kondoomidega. Ei, kunagi ei tea, alati peab valmis olema. See viimane nali on tegelikult Terviseagentuuri instituudi jaoks. Me teeme nagu sellist keskmist ülevaadet, kus kasutatakse kondoome. Ja ma võin öelda, et Raplas ei kasutata. Miljuti vaatasin erinevate kõrgkoolide sisseastumiskatseid. Ja enne kui keegi endast välja läheb, nagu, et ei, Miikael, sa oled nii tark, ega sina ei taha edasi õppida. Siis ma rahustuseks ütlen, ei, ma olen väga rahul oma praeguse ülikooli doktoriga. Aga ma vahepeal nagu window shopping. Osad inimesed vaatavad AliExpressist, mis plastikut sa nüüd Eestisse tellida saad. Ma vaatan kõrgkoolide vastuvõtukatseid ja on nagu... Nii et ma ei olekski arstiks saanud või? Huvitav. Väga huvitav. Ja ma panin tähele, et tänase päevani on Eestis kõrgkoolid, kes vastuvõtul vaatavad su keskkooli lõputunnistushindeid. Mis on minust nii lampasi, see on sama adekvaatne, kui sa töövestlusel paneksid soovitajaks ema. Ei, ta võib öelda. Ma ükskord tegin voodi ära. Ma ei tea, okei, kui me oleme ausad, siis esiteks keskkoolis õpetajad panid natuke enda äranägemise järgi hindeid ja teiseks ühe keskkooli matemaatika 5 ei ole teise keskkooli matemaatika 5. Ja ma ei taha öelda, et osad koolid on paremad kui teised, ma ei ütleks mitte kunagi seda. Seda ütleb iga aasta Postimehe edetabel. Ja mulle meeldib iga aasta, kui see edetabel välja tuleb, on mingid kooliõpilased, kes vaatavad seda nagu.
puiatu jälle lõpus või? Nagu hea, nad keskenduvad sellele käitumishindale praegu, Sellest ei oleks kasu, kui puiatus on ülihead matemaatikaeksami tulemused, aga nad ikka bussitavad. Ja mingi aga vaata, kus loeb. 1, 2, 3, 4. Ja ma vaatasin näiteks tervishoiu kõrgkoolis, kui ma tahaks õeks õppima minna, mida ma ei taha, aga kui ma tahaks, on ju. Tervishoiu kõrgkoolis nad vaatavad su keskkooli lõputunnistuse hindeid ja ma ei tea, mul oli näiteks muusikaajalugu 3. Ja ma ei saa õeks nüüd või? Mis asi on regilaul? Ma ei tea. Ma ei mäleta munnigi. Ma ei tea, kas see on regilaul või? Ma ei tea. Või kui ma lõppu ütlen kaske. Kas see on nüüd või? Üldse oli keskkoolis liiga palju ajalugusid, oleme ausad. Mingi alamžandrid, kunsti ajalugu, mitu tükki me teeme. Mul muidugi vedas kunstajalooga, meil oli suurem kool, seega meil oli mitu kunstajaloo õpetajat ja ma sain juhtumisi selle lihtsama. Ma mäletan, meie arvestused olid sellised, et õpetaja näitas seina peale projektoriga pilti ja küsis meie käest, ne? Ja me ütlesime, ja me saime 5. Sul pidi see parett peas olema toba ees ja nagu, on küll jah. Ja suur oli meie šokk, kui ükskord meie õpetaja jäi haigeks ja siis me pidime tegema selle karmima õpetajaga arvestust. Ja ta hakkas mingi aastaarve küsima. Mingi, pilti näitada. Mingi aastaarvu. Vaat see hetk koolis, kus alati viimases hädas hakkad mingi suvalisi asju kokku mehkima. Mis ma võin öelda sulle, on see, et Peeter Paul Rubensile meeldisid sellised matsakamad naised. Ja ta on nagu, see ei olnud küsimus. Ega õige ajastu. No, see on see, mis ma võin öelda sulle. Rubensile meeldisid naised, kes olid thick. 3C-ga guugelda. Ja mäletan, inglise keeles meil oli samamoodi esimene veerand tehti üks kontrolltöö ja selle kontrolltöö põhjal jaotati õpilased rühmadesse. Ja ma ei taha öelda, et üks rühm oli edasi jõudnutele, aga ma olin seal ja see oli. Ja mäletan, mul olid hinded kogu aeg 4 inglise keeles ja mu klassivend, kes oli teises rühmas, tal oli kogu aeg 5. Aga ma kuulsin läbi seina, mis nende klassis toimub. Meie pidime kurdi Hamletit esitama ja kõrval klassis käis 1 apples, 2 apples, 3 apples. Ja nüüd ma ei saa õeks või mul oli vähemalt 4 apples persse küll. Ma ei tea, mis ma üritan öelda tervishoiu kõrgkoolile, kes kindlasti kuulab mind. On nagu see, keda huvitavad need keskkooli lõputunnistuse hinded? Esiteks, äkki ma olen sellest ajast targemaks saanud. Või mina isiklikult ei ole, aga kes teab, äkki olen. Ja teiseks, tehke mingi test. Tehke mingi test, mille järgi te vaatate, kas ma sobin või mitte. Ma ei tea, näidake mulle videot sünnitavast naisest. Ma minestan. Ja siis te ütlete, ei saa. Ja ma ütlen arusaadav. See oli kõik, mis ma teada tahtsin. Paar aastat tagasi ma käisin Šotimaa pealinnas Edinburgh'is. See on õige hääldus. Ma edasi jõudnutes, ma käisin edasi jõudnutes. Ja mul oli nagu aega seal parajaks lüüa ja siis ma ei oskan nagu kuskile minna ja siis ma kirjutasin ühele oma sõbrale, kes oli varem käinud. Ja siis ma küsin, oskad soovitada midagi? Ja ta ütles mulle, et kas oled juba käinud Voldemorti haual? Ja ma olin nagu, kas sa ütlesid just seda, mis ma kuulsin, et sa ütlesid? Ta ütles, jaa, kas sa oled käinud Voldemorti haual? Ja ma küsin, kas see tegelane Harry Potterist, kas ta oli päris? Sest ma ei taha lolliks jätta ennast, äkki raamatu alguses oli põhineb tõsielulistel sündmustel, ma ei tea. Ja tuleb välja, et Šotimaa pealinnas
ongi Voldemorti haud. või no ei ole, aga on ka. Sest väidetavalt J.K. Rowling, Harry Potteri raamatute autor, kirjutas kõik need raamatud seal linnas ja kui tal oli nimede jaoks inspiratsiooni vaja, siis ta käis kohaliku kalmistu peal. Mis on geniaalne, sest sul on Harry olemas, sul on sitaks nimesid veel vaja. Ja mis nemad teevad, kaebavad või? Aga samas ma mõtlesin, see on asi, mida sa saad kuskil Inglismaal või Šotimaal teha, neil on mingid lahedad nimed, mida sa varem kuulnud ei ole. Sa lähed seal kalmist, tuled nagu Lord Flipum-Flabum. Väga huvitav. Eesti kirjanikud ei saa seda teha, sa lähed meil surnuaial, sa oled nagu Jüri Tamm. See oli mul olemas. Mul on 10 Jüri praegu. Aga seal kalmistul on maetud üks mees, kelle nimi oli Tom Riddle ja nagu me kõik teame kohustuslikust kirjandusest, Voldemorti päris nimi oli Tom Riddle. Ja nüüd tänaseks päevaks on selline asi juhtunud, et iga-aastaselt käivad selle laua juures mingid Harry Potteri fännid. Mis esiteks tegib küsimus, et mis pidi sa seda raamatut lugesid, kui Voldemort su lemmik tegelane on? No ei, tal oli mõtteid. Inimesed keskenduvad liiga palju selle, et tal nina ei olnud. Tal oli mõtteid. Ja teiseks mulle meeldib mõelda, et sinna on maetud kellegi päris vana-vanaisa. Ei, kujuta ette, et sa lähed oma vana-vanaisa hauale ja seal on ees mingid keepides nohikud, kes on kambaga nagu Dark Lord, yes, yes, Ma arvan, et see on viimane aasta, kui sa käid. Sa oled nagu, ta on nende oma nüüd, ta on. Siin see liin lõppes, okei. Aga see on huvitav, et Šotimaa pealinnas. See on nagu hull Harry Potteri kultus. Näiteks on üks kohvik, kus väidetavalt J.K. Rowling kirjutas kõik Harry Potteri raamatud. Ja see kohvik on igapäevaselt Harry Potteri fänne täis, nagu järjekord läheb uksest välja. Ja ma ei kujutaks ette sarnast asja Eestis töötamas. Kui mingi kohvik Eestis ütleks, et Tammsaare kirjutas siin Tõe ja õiguse. Me käiks vähem. Kõik oleks nagu, seal on masendav toit vist, ei. Ja see pani mind selle peale, kui mõtleme, et Harry Potteri raamatutest on aastaid möödas, on ju. Ja nüüd nagu aastaid hiljem J.K. Rowling on hakanud tagant järgi mingeid trivia fakte lisama, kus ta vahepeal intervjuudes ütleb mingi tegelikult see tegelane oli teist värvi, see tegelane oli gei ja Hermione lokid olid keemilised. Ja selle valguses mul on lihtsalt hea meel, et kõik head Eesti kirjanikud on surnud. Mõtle, kui pask oleks, kui Tammsaare oleks elus ja ta hakkaks sarnaseid asju tegema. Läheb kuskil intervjuusse. Muideks, see, mis Vargamäe Andrese ja Oru Pearu vahel oli. Ütleme nii, et kraav oli metafoor persevärgile. Me oleks kohe vabakal hangude ja tõrvikutega nagu ei, see ei ole tõde, see ei ole õigus, ei. Või ma ei tea, mõtle, kui Oskar Luts oleks elus ja läheb kuskil intervjuusse. Muideks, Arno Tali. Ja ma ütlesin, ei, sellest me saime aru. See tuli välja, sa ei pea täpsustama. Meil on Comedy Estonias üks selline töötaja, kelle nimi on Hendrik. Võib-olla osad on legende kuulnud. Piisavalt paljud. Ja põhimõtteliselt Hendrik on Comedy Estonia töötaja, tema tööülesanded on see, et kui me teeme neid showsid, siis ta teeb, ma ei tea tegelikult, mida teeb. Aga me ütleme, saagu show ja Hendrik teeb. Ja Hendriku ülesannete hulka kuulub ka see, et ta sõidutab autoga meid showdele, sest me oleme koomikud ja muidu me ei jõuaks showdele. Ja lühidalt Hendrik on siis töötaja, sõber, ori. Ja
üks päev me hakkasime Hendrikuga ühele show'le sõitma ja siis ta ütles, et kuule, teeme väikse peatuse, mul on Capone vaja osta. Sest Hendrik jättis suitsetamise maha ja ta asendas selle sigarillodega. Mis on loogiline tervise käitumine. See viimane on kõigest 10 korda kangem. Ja siis mõtlesin, okei, et ma ootan autos. Ja siis me olime City Alkosse, parkisime parklasse ja Hendrik läks sisse, ma jäin autosse ootama. 5 minutit hiljem tuleb tagasi, istub autosse ja ütleb, kuule ei saanud. Ja me mis mõttes ei saanud? Ütles, dokki küsiti. Me oleme sama vanad, miks sa ei näitanud? Ja siis ta ütles mulle, mul on ID-kaart praegu paar nädalat kadunud. Siis me, okei, miks sa juhi lube ei näitanud? Neid pole 2 aastat olnud. Ja siis ütlesin Hendrikule, sa nagu teadvustad, et sa oled lepinguliselt selle autoroolis praegu. Ja Hendrik ütles mulle lihtsalt, ei, lähme kuskile tanklasse, ma usun, sealt saab. Ja mis tanklast saab osta isikut tõendavat dokumenti? Ja siis ma sain aru, ta räägib ikka Caponidest. Ta on nii savi. Ja siis ma ütlesin Hendrikule, ei Hendrik, ei. Me oleme koos tagasi sisse. Ja siis ma läksin Hendriku nagu oma väikse pojaga 2 City Alkosse. Ja me jalutasime sisse ja kohe, kui me leti äärde jõudsime, ma ütlesin lihtsalt, nii Hendrik, näita tädile, mis sa tahad. Ja Hendrik mu selja taga, konjaki filtriga Capone, palun. Ja see tädi oli natuke šokis korraks. Siis ta vaatas meid ja ütles, aga sa annad need siis talle ju. Ja ma ütlesin, sa oled väga hästi seda olukorda lugenud. Miks sa City Alkos töötad? Sa peaks detektiiv olema, sa närisid kohe läbi sellest siin. Ja siis ma olin, okei, mis sa tahad, et me teeme? Kas ta võib sosistada mulle kõrva? Me võime 2 uksest välja minna, ma tulen üksinda tagasi. Ühel või teisel moel mu poeg saab need Capone. Ja siis ta ütles, ma pean taga Triinuga rääkima. Ja ta läks taha. Ja mõne hetke pärast tuli tagant koos Triinuga välja ja Triin oli põhjusega taga. Ei, Triin ei tahtnud taga olla, ta ei tahtnud City Alkos olla, ta ei tahtnud elus olla, ta oli täiesti alla andnud lihtsalt. Ja Triin meeldis mulle esimesest silmapilgust. Ja ta avas selle klassikalise südant soojendava Eesti teenindaja tervitusega. Näh? See hetk ma sain aru, et Triinus saab asja. Aga mul oli juba uuesti meelest läinud, nii et nii Hendrik, näita uuele tädile, mis sa tahad. Näita. Konjaki filtriga Capone. Ja Triin oli professionaal, lihtsalt võttis, piiksutas läbi, lükkas terminali ette. Ma hakkasin juba maksma, kui mul oli nagu, mul ei ole vaja neid. Hendrik, anna oma kaart. Viipasin, sisesta, kood, mine perse Hendrik. Aga see okei, me saime Capone'id kätte, aga nüüd me läksime tagasi autosse ja mul oli uus stress. Sest kui me satume politsei reidi, jah, sa võid Hendriku puhuma panna. Aga kes ta on? Teda ei ole olemas. Sellest ei aita, kui ma kõrval istme, et ta on Hendrik. Ja see olukord pani mind üldse mõtlema selle peale, et minu jaoks alati veider, kui dokumenti küsitakse, sest ma kasvasin üles sellisel ajal, kus lihtsalt ei küsitud dokumente. Kui ma olin 16-aastane, me käisime sõpradega kogu aeg poest, ossime ise algsi. Ma mäletan, kui me olime 16-aastased, me võtsime mõmmi limonaid kaenlas, jalutasime lihtsalt Selveri alkoletti. 1 viski, palun. Mõmmi limonaid oli pealekas, me ei teadnud paremini. Ja ainuke kontroll, mis siis tehti, oli see, et see teenindaja vaatas otsa sulle. Aga vana sa oled? 19. Okei, pipupa. See oli kõik kontroll. Sa pidid lihtsalt ütlema õige vanuse. Ja nüüd, kui ma mõtlen, see aeg, kui mina olin teismeline, reaalselt alkoholitooted olid nagu loodud lastele.
reaalselt selline asi oli, ma mäletan, nagu Gin Turbo. Gin Turbo oli 1,5-liitrine balloon, 5-volline, mis maitses nagu energiajook. See ei ole täiskasvanud inimestele. Kujuta ette, kui sa oled praegu 30 ja su sõber tuleb sulle külla, nii et tal on Gin Turbo kaenlas. Sa oleks nagu ukse pealt, mida vittu sul viga on, mine välja. Ja mäletan, mingi teine džinn oli ka, mis oli aknapesu vedeliku sinist värvi ja seal olid pingviinid peal. Ja seda reklaamiti telekas. Ja see telereklaam oli selline, et mingi muusika käis taustaks ja siis keskel pöörles see pudel ja äärtes pingviinid tantsisid. Ja peale käis tekst, ära pingu, pingu. Ja mõtlesin ülikaua, mida see tähendab? Kuni ühel õhtul üks mu sõber oksendas seda sinist. Ja siis ma sain aru, patsutad seljale, ära pingu, pingu. Ja tagantjärgi on naljakas mõelda. Kõikidel on kindlasti alaealisena on see klassikaline, see, kus alaealised, alati neil on mingid skeemid, kuidas jätta mulje, et nad on täiskasvanud. Mitte, et su lapse keha ilmselgelt ei ütleks mulle ära, et sa oled laps. Alaealised on alati, kui ma selle mütsi teistpidi panen, nagu 50 nüüd. Ja mäletan, mu sõprade üks põhiskeem oli see, et kui sa tahtsid suitsu osta, siis nad ütlesid, mis sa tegema pead, on see, et sõida rolleriga otse putka ette. Nagu nii lähedal, et sa sõidab peaaegu sisse. Sest esiteks, mis on transpordivahend, mis ütleb kõige rohkem, et sa oled täiskasvanu? Kui mitte roller. Ja skeemi teine osa oli see, et sa pead jätma oma selle mootorratta kiivri pähe, nii et see luuk on eest kinni. Ja need mootorratta kiivrid nägid ülikoomilised lapse keha otsas välja, sest need olid täiskasvanutele tehtud. Sa olid nagu koera kutsikas, su pea lihtsalt kukub ette kogu aeg, sa pead mingit tasakaalu hoidma sellega. Ja nüüd ma mõtlen, mis pilti see tädi sealt putkast nägi, kus mingi roller sõidab peaaegu sisse talle. Ja siis otsast tuleb see väike robot. Pakkel lemmi, palun! Ja alati sai kätte. Ja me olime enda peast nagu, see tädi ei saanud sittagi aru. Ta arvab, et ma olen 40. Aga 2000, mis eelmine aasta oli? 2021, jah. Väga hea. Eelmise aasta juulis me lõpuks tegime seda, me murdsime rekordeid. 2021 juulis oli Eesti kainestusmajades rohkem inimesi kui kunagi varem. Me tegime ära, kutid, me tegime ära. Eesti. Okei. See ei. Nüüd on hilja. Ei, ma ütlen, olümpialt tulid, pronksmedal, tead, mis me kollektiivselt fucking tegime rekordeid. Ja kõige rohkem inimesi, kes on kainestusmaja. See on Tallinnas näiteks eelmise aasta juulis oli Kainaris 690 inimest, kellest 70 olid naised. Nii et ma ei tea, mida perset te teete, võtke kokku ennast. Me ei jõua meestega tassida seda üritust, aidake natuke. Siis ma sain aru, see jääbki tassimise taha. Ära vajunud naised ei jõua Kainarisse. Keegi teine jõuab ette. Sest ära vajunud mehed on nagu pandimärgita taara. Isegi parmud vaatavad seda maas nagu, ei, sellest ei saa, jätta see sinna. Ja meil on, eestlastena, ma pean tunnistama, meil on huvitav suhe alkoholiga, meil on, mis on tõlkes see, et meil on sügav probleem, aga... Ja mulle meeldib, kuidas meil on ülipalju ütlusi ka, kõik on kuulnud mingit tüüpi, kes ütleb, et alkohol, see on tarkade inimeste jook. Ja seda ütleb alati keegi, kes peab seinast kinni hoidma, et püsti püsida. Ei, juua tuleb osata. Ja kuidas ma ise aru sain, et okei, võib-olla meil on mingi väike probleem, oli koroona esimese laine ajal, kus Facebook Messengeris levis üks kuvatõmmis ühest vestlusest, kus olid 2 suvalist inimest, kellest üks ütles teisele, et kuule, mul üks sõber valitsuses, juba usutav. Et mu sõber valitsuses ütles, et täna 17.00 pannakse alkomüük kinni. Ja kõik mu sõbrad saatsid seda pilti edasi mulle.
nagu kõik saatsid seda edasi, kõik olid, ma ei tea, äkki pannakse. Ja ma olin enda peal, kes usub seda? Kes usub? Ja ma käisin sama päev Rimis. Ja alkolett oli tühjaks ostetud. See oli see, et kus vetsupaberit oli alles. Inimesed olid lihtsalt, ma pigem situn ennast täis, kui kainen üle elan selle. Ei. Ja no okei, see on mingi veider asi, millest kinni haarata, aga põhjus, miks minu jaoks oli seda raske uskuda, sest mul oli nagu see, et 17.00 või? Kuna on valitsus mingi reegli teinud, mis on homme 17.00 või täna 17.00, mida kuradi kellaaeg see on? Nagu nad oleks kõik Toompeal koos nagu Nii, kes täna viimasena majast välja läheb, pane alkumüük kinni. Ja samal ajal muidugi oli see ka, et Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart üritas too ajavahemik läbi suruda seda seadust, et Tallinnas oleks mingid uued ööelu reeglid, et kell 3 öösel peavad kõik asjad kinni minema. Ja inimesed läksid endast välja. See oli üks suurimaid proteste, mis meil olnud on. Nagu kommentaarium oli vihast rahvast täis, kõik oli, Kõlvart jälle trennis pea ära löönud. Ja mul oli nagu see, et ta ei öelnud, et juua ei või enam. Ta ütles kell 3 öösel, kaua sul vaja on. Ja siis ma sain aru, et eestlastena, kohe kui sa ütled meile mingid, et alkoholiga seoses mingid reeglid, me muutume täpselt selliseks nagu ameeriklased, kui neile öelda, et kuule, äkki sul ei peaks kodus bazooka ja kuulipildu olema. Ja kohe hakkab see sama teema. Põhiseadus! Minu vana-vanaisa ei sõitnud Johan Laidoneriga koos rongi ees otsas, et ma peaks kell 3 öösel kaine olema. Ja see minu jaoks eriti veidi. Lihtsalt nagu see, et kell 3 ööselest. Ma olin, kaua sul vaja on? Jah, ma tean, et ma võib-olla on erand ka, aga kell 3 öösel ma tahaks kindlalt kodus olla juba. Ma tahaks mingi kell 1 tegelikult, ma ei taha väljagi minna. Aga minu probleem on see, et mul ei ole selgroogu. Kui ma olen väljas juba, siis alati, kui ma üritan koju minna, siis mu sõbrad veenavad mu oma geniaalsete argumentidega ümber, kus ma hakkan jopet selga panema. Ma ütlen, oota ära, mine, lähme edasi. Ja ma olen, okei. Ju me lähme edasi. Selles suhtes jah, et eriti koroona taustal, see on nagu naljakas mõelda kell 3 öösel, sest terve koroona kõik inimesed olid nagu mida ma ei annaks, et kella 3-ni väljas olla. Aga ma tean, et ma olen tugevas vähemuses, võib-olla ainsuses isegi, aga ainuke koroonareegel, mis mulle meeldis, oli see kellaaja oma. Sest see tegi minu isikliku elu lihtsamaks. Ma ei pidanud oma sõpradele valetama enam. Nagu iga õhtu, kui keegi oli, kuhu edasi lähme, ma ei ei saa vist. Kaja Kallas reis, kui tahaks, ju koju. Ja ma ei tea, lihtsalt mul see 3 asi tundub minu jaoks nii veider, nagu, et miks selle üle nii suur paanika oli. Isiklikult ma ei mäleta ühtegi hommikut, kus ma oleks ärkanud selle mõttega, et jumal tänatud, et ma kell 4 selle ühe joogi veel sain. Ilma tolle joogita, kes teab, võib-olla ma ei peaks ibukaid sööma täna. Ja kes seda tahab? Millest me võiks kõik nagu ausad olla üksteisega, et ma ei tea. Üks asi, mida ma olen mõelnud, minu teooria on, et tegelikult kella 3 öösel ainsad, kes jaksavad edasi aurata, on alaealised. Ja tüübid, kes tahavad keppida alaealisi. Ja see viimane grupp ka tegelikult ei jõua. Aga nad on lihtsalt selles veidras loodusdokumentaali stsenaariumis, kus nad tulid juba veekogu äärde välja ja nad ei saa tühja kõhuga koju minna. Tarmod on seal baari leti ääres nagu, fuck, see kätlin peab mingi hetk ära vajuma. Ma jään ise magama varsti vist. Ja kui ma oleks ausad, siis tegelikult iga kord kella 3 öösel, mida me teeme, on see, et me kollektiivselt üritame mingit metafoorset, flatsiidset peenist elus hoida. Kus kõik on nagu, ülikõvaks läheb kohe, ülikõvaks läheb. Ei lähe! Läbi on! Mine magama ja proovi oma uuesti. Ja ma olen oma sõpradega ka vaidlenud selle teemal. Või ma ei taha vaielda, aga nad hakkavad. Ja üks parimaid argumente, mis ma olen kuulnud, on see, et
aga nendel hilistel tundidel on ühed parimad vestlused, mis mul on inimestega. Ma suht kindel, et kui ma paneks diktofoni salvestama ja järgmine päev käima sulle, see oleks esimese sekundi, võid kinni panna, võid. Ma mäletasin seda teistmoodi. Miks ma karjusin kohe? Ja ma olen mõelnud selle peale, okei, võib-olla miks kell 3 öösel tundub meie jaoks liiga vara, on sellepärast, et me jõuame nii hilja linna. Kui kell 3 öösel pannakse asjad kinni, ma alles jõudsin ju. Ja see on ka probleem, et millegi pärast me ei suuda nagu normaalsel ajal linna minna. Ma olen proovinud oma sõpradele öelda, kes ma tean, kell 5 lõpeb õhtul töö. Olen öelnud, saame kell 7 linnas kokku. Alati on see, ai mees, ma enne 12 ei jõua. Ma olen, kus sa oled? Sa tuled iga kord samad riietega, kus sa 7 tundi oled? Aga see on osa probleemist, me ei jõua varem linna, sest me peame enne soojendama. Ja ma armastan seda sõna, soojendamine. Sest see kõlab nii leebelt. See kõlab nagu, soe hakkab. Aga mida meie kultuuris soojendamine tähendab? Meie jaoks on soojendamine see, et me lähme kellegi korterisse ja joome pudel viina näkku. See ei ole soojendamine, see on terve trenn. Peale seda peaks läbi olema. See on sama loogiline, kui ma ei tea, ma jookseks täispika maratoni ja ütlen, nüüd hakkame kükke tegema. Ei hakka ju. Ja ma tean selle peale vahepeal osad naised on nagu, ja mehed on ikka sellised parmud oma viinaga. Te olete ka. Eesti naised on sama parmud kui Eesti mehed. Lihtsalt te joote kaljemaid jooke ja siis üritate jätta mulje, nagu see on teine asi. Sest me oleme kõik näinud piffe, nad lähevad 3 kesi, ostavad 3 peale 20 vahukat. Ja siis nad on mingi, see on mull. Lihtsalt vahukas, see on väike mull. Ja siis jõuate öösel kuskil Hollywoodi purskaev, olete ise mull. Ei, mulle meeldib see mentaliteet lihtsalt, kus meil on nagu see, et me peame enne ennast jooma sinna staadiumisse, kus me ei saa kõndida. Ja siis me oleme nagu, lähme nüüd tantsima. Nüüd ma olen valmis tantsima. Gin ilma toonikuta. Ma olen ülisilmakirjalik. Ega stand-upi peab tegema nagu nii, et sa jood. See on teine asi. Ma nagu oskan juua, vaata. 2019 ma käisin viimast korda muusikafestivalil, sest peale seda need on keelatud olnud. Ja ma mäletan 2019 ma käisin Intsikurmu muusikafestivalil ja tahtsin ka nagu pop ja noortepärane olla. Ja no tegelikult miks ma Intsikurmale läksin oli see, et ma mõtlesin äkki üks koht see suvi, kus ma ei pea 5 kuulama. Ja mul ei ole 5 vastu midagi, lihtsalt 2019 oli üliraske aasta. Igal pool oli see Aluspükste laul. Ma vajasin pausi. Ja kuigi Intsikurmu esinejate nimekirjas 5 ei olnud, siis telklas oli ainult 5 . Need kaasaskantavad kõlarid on kõige õelam inimkonna leiutis. Nii valjud ja tühjaks ka ei saa. Nagu mu telefon oli teine päev tühi, ma ei leidnud, kus laadida. Need kõlarid ei saanud terve festival tühjaks. Kas 5 laeb neid ise või? Ja esimesel päeval ma sain kohe teada ka ühe kurva infokillu. Tuli välja, et Intsikurmu festival on vanusepiiranguta. Ja see on alati raske, keegi ei ole kunagi. Siin on lapsi ka või? Minu kindlasti keegi on, aga me eelistaks, et teda ka ei oleks. Ja kus ma sellest teada sain, oli see, et esimene päev ma olin väravate juures, hakkasin festivali alal sisenema. Ja siis üks väike poiss tuli minu juurde, mingi selline 16 või ma ei tea, ma ei küsinud dokki. Ja siis tuli minu juurde, et joo mees, tahad koos minna? Ja ma ütlesin, et mul on nagu enda sõbrad ootavad. Üliahvatlev pakkumine. Suvaise võõra väikse poisiga rokkima minna, aga mul on enda sõbrad ootavad.
ja siis ta ütles mulle, et ei, mul on lihtsalt vaja nagu seda vanemlikku luba, et sisse saada. Ja siis ma ütlesin, noh, sel juhul tule issiga, lähme. Sest mina ja mu sõbrad, me oleme täpselt selles vanuses, kus me mäletame, mis tunne oli alaealine olla ja siis me üritame alati vastu tulla. Nagu see, et ei, muidugi saab juua, tahad aineid ka või? Tahad. Aga samas me oleme ka selles vanuses, kus järgmine hommik me oleme põhjendamatult vihased nende peale. Mälus alaealised, kes see türa laseb neid siia? Kus nad saavad asju? Ülitüütu. Ja viga, mis ma veel tegin, oli see, et ma ööbisin telklas. Ja ööbimine on õige sõna selle kohta, sest sa ei maga. Sa veedad öö seal. Ja noh, kõigepealt oli muidugi see, et ma tegin seda klassikalist mehe asja, kus ma üritasin enda seltskonnale bluffida, nagu ma tean telkimise kohta asju. Vaat mehena sa pead kogu aeg valetama. Siis ta mingi, ma tean, tuulesuund. Siin on hea pinnas. Siin saab telkida küll, jah. Ja siis, mis ma ütlesin, oli see, et paneme oma telgi siia künka otsa, et siis, kui vihma hakkab sadama, siis see kõik voolab nõlvast alla nendele alumistele jobidele. Ja endale teadmata me panime oma telgi keset mingit alaealiste laagrit. Minu kaitseks ma ütleks, ma ei teadnud. Ülisarnased päris inimeste telkidele. Keegi võiks markeerida nad kuidagi, vahtraleht või ma ei tea. Ütle, et nad on siin. Ja kuidas see välja tuli, see, et esimene öö ma olin just oma telki jõudnud, magamiskotti ronin, tahtsin magama jääda ja ülilähedalt tuli mingi kriiskav hääl. Kätlin kätis telki. Ja see tuli nii lähedalt, ma võpatasin kohe üles, ma olin nagu, Kätlin on meie telgis või? Ja kuna see hääl tuli nii lähedalt, ma pidin perimeetrit kontrollima. Ma natuke roomasin oma magamiskotis, pissin pea välja ja kuriteopaik oli telk otse meie kõrval. Aga 16-aastased tegelesid sellega juba. Kuidas nad tegelesid? Oli see, et kõigepealt nad tõmbasid Kätlini telgist välja nagu vaiba lihtsalt jalgadest. Kätlin samal ajal oksendab telk edasi, õues edasi. Aga kõik okse, mis õues oli, läks otse nõlvast alla ja ja siis, kui nad Kätlini välja saanud, järgmiseks nad hakkasid madratsit välja tõmbama. Ja viga, mis nad tegid, oli see, et nad hakkasid täis nurga all seda tegema. Ehk siis kõik okse voolas tagasi telki. Ja nüüd nad olid lihtsalt nõutud. Nüüd on telketti täis. Järgmine hommik ma nägin seda sama täispuhutud madratsit, täispuhutuna surutud prügikasti. See oli nende lahendus. Nad oli lihtsalt nagu, see on oksega või? Pane peo lagunemasse, pane. See on läbi. Ja ma ei saa üldse aru, kuidas keegi saab festivali telklas magada, see on täiesti võimatu minu arust. Sest kogu aeg on mingid hääled ja siis öösel sa näed mingid varjusid ka, vaat iga inimene tundub nagu mingi kooppatroll, kes kohe kukub su telgi peale. Ja sa oled kogu aeg stressis, sa oled nagu, kas keegi kukub mu telgi peale? Kas keegi tuleb mu telki sisse? See on alati variant, sest jah, su telgi uksel on lukk, aga see ei käi lukku, see on lukk. Alati võib keegi sisse tulla. Ja see ei aita, kui kõikidel on see sama punast värvi rimist ostetud telk. Ja siis kogu aeg öösel oled mingi häälte peale. Kas vihm hakkas sadama? Ei, keegi kuseb mu telgi peale, keegi. Ma loodan, et hakkab vihma sadama, sest ma ei tea, kuidas ma selle kuse maha saan. Ja mu isiklik suurim paranoia oli kogu aeg, kui ma mingit häält kuulsin, ma ei nõu. Kas keegi rotib mu vaiasid praegu? Sest sa tead, alati keegi rotib vaiasid. Ja sa ei näe järgmine hommik ühtegi telki tugevamalt. Ma eeldan, et mingid mälusvennad on lihtsalt mingi... Et sul siit hommik oleks. Sa tead, kui sa käid mingi 5 aastat festivalidel sama telgiga järjest, siis ükskord te rullite selle lahti ja olete lihtsalt nagu...
no siin on 20 ühenduskohta, aga 5 vaia, et esikut vist ei tee see aasta, jah. Okei. Mis ma õppisin on see, et kui sa oled sunnitud 5- aluspükste lugu piisavalt kaua kuulama, sa õpid magama sellega. Ülirahustavaks muutus. Ja seda rohkem ajas mind närvi see, et viimasel ööl need tõprad otsustasid lugu muuta. Kui viimasel ööl hakkas keset ööd täie pasaga ülilähedalt käima. Lady Gaga või? Lady Gaga oli popp, kui mina 16 olin. Kuradi retropestide korraldate siin. Ja see viimane hommik. Sa oled tegelikult mingi 3 päeva ära olnud, aga see viimane hommik tundub alati nagu sa oleks aastases koonduslaagris olnud. Ärkad hommikul igalt poolt on valus. Täielik rosin on olla. Kõik kohad valutavad. Ja nüüd sa pead kuskil päikese käes selles konditsioonis hakkama telki kokku panema. Ja telgi kokku panemine alati kõik... Ma ei tea, see ei ole võimalik. Ma ei tea, kuidas see käis. No sinna kotti see kindlalt ei mahu. Keegi on kotid ära vahetanud. See ei saanud seal kotis olla. See võimatu. Sinna kotti ei mahu. Mitte kunagi. Ja see oli ka frustreeriv, et samal ajal, kui ma telki hakkasin kokku panema, pidin kõrvalt nägema kõiki neid alaealisi nüüd päikese valguses. Ja nad olid selle aja jooksul läbinud maoloputusi, mäest alla kukkunud, vihma käes lamand, magand ja kuidagi nagu värskemaks saanud. Nad olid veel tugevamad kui enne. Neil oli ülilõbus olla. Ja siis viimase hommiku puhul nad võtsid kõik ringi ka ja ringi keskele läks keegi hakkas kõne pidama, liider või ma ei tea, mis nende rollid olid. Ja siis nad olid kõik ringis ja keegi läks keskele kõne pidama ja see oli väga inspireeriv viimase päeva kõne. Ja mul on see igavesti meeles. See oli sõna-sõnalt see kõne oli. Kutid, ma olin nagu varem kuulnud, et telklas on lahe. Ma ei teadnud, et nii lahe. Ja ma olin seal kõrval nagu, ülikõva. Aga kuulge Tallinn, need olid minu lood, suur aitäh, et tulite. Aitäh.